nii vile on antud ja Kiisel lükkas palli mängu. Kalju poolt tõuseb, otsib löögi kohta, teeb ka löögi, aga selle võtab Silver Rebane ära. Jäi pehmeks. Kalju saab palli kätte sealt. Anissimo ja nurgalöök. Dragoni löök oleks võib-olla. Läks nende maas. Putenko. Seal oli käsi ja penalti. Ja Kudvin lööb 1-0 Kaljule ära. Ravan, läbisööt ja see oli väga hea läbisööt praegu Ronilt. Kõik oli väga hea praegu Ronilt. Ron Nelsase poolt oli väga hea läbi. Küll Nelsas Lindmäele ja selle saab sealt nüüd Pihva ja lükkab selle Kiiselile, kes lükkab selle edasi Kudvinile ja Kudvin lükkab selle rahulikult taanurka ära. 2-0 Kaljule. Oli siiski jälle suluseis. Jah, Helval oli. Otsib läbi söötu Kudvinile. Kudvin oli suluseisus. Kudvin sai palli. Kudvin leiab löögikoha. Leidis löögikoha. Kütse jala vahele ja nurgalöök Kaljule. Võltsaar tõstab. Seal tehti haiget Joonas Kindlale. Aga see oli keegi oma mängijatest Jaanile. Jaani pikendab laev. Saadi pea vahele ja tuli ka siit värav. Veel kord pall vasakuga ette. Ja siit tuli ka lööki Dragoni poolt, aga Rebane suutis selle ära tõrjida. 77 lõi, võimalus jälle minna. Kütt seisab ees, aga tuli ka löök. Päris hea tugev löök, aga Silver Rebase käed olid vahel ja läks üle võrgu. Võltsaar lani uuesti. Ja sealt ära vahetus. Ja see pall jõudis võrku. Autoriks siis number 22 Peeter Alev, jah? Siiski mitte. Värava autoriks tõstab. Pall väravasse ei, see oli nii napikas, ei jõudnud. Helvale veel pall. Ja Joonas Kindel päästis selle ära ja Põldsaar lööb selle veel üle värava ja mäng tehtud. Ja lõppseis 2-2.